Tere, kallid vaatajad! Minu nimi on Ave Vilpo ning tänases e-dokis on meil luubi all eriline juhtum. On tekkinud uus vandenõuteooria, mida ainuüksi Eestis toetab juba ligi 50 000 inimest. Vabanetakse massiliselt ustest. Vandenõuteooria autor, isehakanud vanemteadur Helena Sõõro, on veendunud, et uksed tänapäeva ühiskonnas on ohtlikud elemendid, mis kontrollivad inimeste mõttemaailma. Aga lähme teeme tutvust tänase päevakangelasega. Tere, Helena! Kas te räägiksite meile palun lähemalt oma vandenõuteooriast? Esiteks vanemteadur Sõõro, palun. Jah. Okei, lubage, et ma tutvustan nüüd. Maailma on tabanud kurisaatus. Nimelt meie kasutame igapäevaelus sellist vahendit, millega liikuda ühest ruumist teise, ust. Tundub täiesti ohutu pealt näha. Ohutu vahend. Tegelikult mina ütlen teile. Need on ülevalt poolt modifitseeritud, kontrollitavad monstrumid, mis juhivad meie mõttekäike. Okei, toome näite. Nii. Nimelt te lähed toast sisse. Kujutage ette enda tuba, kuskil, kodus, kus iganes. Lähed ühest ruumist sisse läbi ukse. Te panete ukse enda järelt kinni. Mingi hetk te tahate minna tagasi sealt, sinna, kus te tulite. Te arvate, et te jõuategi sinna samasse kohta, sest te läksite läbi ukse. Just. Tegelikult mina ütlen teile, nii ei ole. Teie mõtteid on kontrollitud, neid juhitakse ja tegelikult te võite kõndida samal ajal arvates, et te kõnnite näiteks kuskil koridoris, te kõnnite hoopis Sahara kõrbes. Wow. Ja see on tõestatud. Vanemteadur Sõõro rääkis meie võttetrupile, et on oma vaadetest täiesti kindel, välistades kõik muud võimalused. Enda isiklikus elus on Sõõro vabanenud täielikult ustest ning linnapildis proovib vältida võimaluse korral kokkupuudet erinevate ustega. Enam ei saa midagi päästa. Kahju on juba tehtud. Okay. Aga minul on välja töödeldud viis, kuidas teha seda olukorda natuke paremaks. Et ei läheks veel ohtlikumaks see kõik. Nimelt uksed on vaja maha põletada. Et on vaja täielikult hävitada siit maailmast. Okay. Et on vaja hävitada, mitte ära visata. Kui neid visatakse ära, siis nad kogunevad kõik kokku. Tekib uus kommuun, mis hakkab jälle kontrollima meie mõtteid. Kas te saate aru? Jah. Tere, teaduste professor Johanna Kollam. Kas olete teadlikud uuest vandenõuteooriast? Jah, me oleme teadlikud sellest probleemist, aga antud teoorial pole mingit loogilist ega teaduslikku alust. Teooria ümberlükkamiseks viis meie teaduskond läbi hulgi eksperimente ja uuringuid, veetis niimoodi mitu kuud laborites. Uksed ei kontrolli inimeste mõtlemist ja pole olemas ka kedagi, kes kontrolliks uksi. See on kindlasti pettus ja väljamõeldis. Puuduvad igasugused tõendid. Alguses keegi ei usugi. Algust ongi rasked. Ausalt öeldes ka mina ei suutnud uskuda alguses. Okei, ma räägin teile oma loo praegu, oma isikliku kogemuse. Ma ärkasin üles üks hommik ja tõusen voodist püsti ja otsustasin, et ma lähen kööki. Ja ma tulen oma uksest välja ja ma tean, et seal peab tulema edasi elutuba. See ei olnud nii. See ei olnud elutuba, see oli täiesti mingisugune teistsugune valge ruum. See ei olnud minu kodu absoluutselt, see oli... Ma pole siukest asja mitte kunagi näinud. Ja tegelikult ma olin natukene šokis. Ja ma tunnen, et mul hakkab natukene halb
ja järsku kuskilt kaugelt tulevad välja inimesed paaniliste nägudega, jooksevad minu poole ja hõikavad hüsteeriliselt, et vaadake, et ta pead ära ei lööks, hoidke ta pead kinni. Järgmisel hetkel ma teen silmad lahti ja ma olen enda voodis tagasi. Kas te olete kindel, et see uni ei olnud? Et mis asja? Kelleks te mind peate? Päriselt, kelleks te mind peate? Mis te arvate, et ma tulen teile lihtsalt mingisugust jama ajama lihtsalt või? Mis? Jah, kuhu ma siis jäin? Et ma ärkasin üles enda voodis, pead tohutult valutas. Ma läksin enda toast välja, et vaadata, kuhu ma siis jõudnud olen, mis toimub minuga. Ja ma olin tagasi enda kodus. Mul ei olnud seal mitte midagi ebanormaalset, kõik oli täiesti tavaline nagu muidu. Ja ma läksin kontrolli, et vaadata, miks mu pea nii tohutult valutab. See nädalalt kestnud ja siis selgus, et mul on kukla taga siin koha peal. Mul 2 auku. Ja hakkasin seda asja uurima, andmeid töötlema ja sellist ja ma sain aru, et olen välja valitu. Katsejänes, nagu nad ütlevad. Uksed on sama kahjulikud, kui on heitgaasid, kui on suhkur inimeste tervisele, kui on nisujahu. Lühikese ajaga on vanemteadur Sõõro kogunud arvukalt fänne, kes teda ka tänavapildis ära tunnevad. Ja lisaks mõtlemisel. Vanemteadur Sõõro! Mina? Suur lugupidamine. Teate, ma just Telegrami artiklit lugesin eelmine nädal. Nii hästi kirjutatud. Aitäh! Ma jagasin seda Facebookis ka. Suur aitäh teile, suur aitäh. Mul on hea meel kohata enda austajaid ka tänavapildis. Teate, uksed on surmavad. Vanemteadur Sõõro annab üha enam konverentse, jagades ka teiste inimestega oma vaateid. Ainuüksi Eestis on Helena Sõõro pooldajaid juba ligi 50 000. See on ulme, kui tänulik ma vanemteater Sõõrol olen, et ta mind lõpuks ometi valgustas. Ma elasin alguses kui pimeduses. Ma ei julge isegi mõelda, mis minust niimoodi saanud oleks. Minu kodus on kõik uksed hävitatud. Ma käin ainult läbi akenda. See on nii hea tunne, kui sa lõpuks tead, kuhu sa välja jõuad. Need ei ole kontrollitud mingite monstrumite poolt. Ma lõpuks ometi saan sellest aru. Ma olen nii tänulik. Meie võttetrupil on võimatu öelda, kas see teooria peab paika. Igatahes on kindel, et see teooria on jahmatanud tuhandeid inimesi. Igatahes soovime vanemteadur Sõõrole oma valgustusrännakutes palju edu ja jaksu.